Mis oleks, kui ma ütleksin sulle, et USA võlgneb suure osa oma sõjalistest edusammudest Iraanile? Iraan on põhjus, miks 32-kilosele koerale pandi selga Kevlari vest, varustati öövaatlusprillidega ja viidi helikopteriga Pakistani, et aidata tappa Osama bin Ladenit. Iraan on põhjus, miks Saddam Hussein tõmmati maa seest august välja kampahabemikke ja Oakley prille kandvate meeste poolt. Iraan on samuti põhjus, miks iga kõrge väärtusega sihtmärk maal on viimased 2 aastakümmet maganud üks silm lahti ja üks jalg suunatud lähima väljapääsu poole. Iraan on lõppkokkuvõttes põhjus, miks Ameerika Ühendriigid juhivad nüüd kõige surmavamat erioperatsioonide väejuhatust inimkonna ajaloos. Ja see kõik algas sellest, et 8 ameeriklast hukkus 1980 aastal liivatormis. See on operatsiooni Eagle Claw lugu, missioonist, mis ebaõnnestus nii katastroofiliselt, nii avalikult ja nii piinlikult, et Ameerika Ühendriikide sõjavägi ütles, jah, me ei tee seda enam kunagi. Ja käeseerel hakati nullist ehitama kõige hirmuäratavamat uksi maha murdvat masinat, mida maailm kunagi näinud on. Olgu, on aasta 1979 Iraani šah, kes oli olnud Ameerika mees Lähis-Idas umbes 30 aastat, kukutatakse usulise revolutsiooni käigus. Jutimaz, mees nimega Ayatollah Khomeini, Khomeini tuleb tagasi Prantsusmaalt pagendusest, võtab riigi üle ja hakkab kohe pidama kõnesid sellest, kuidas Ameerika on suur saatan ja lääne mõju on haigus, mis tuleb välja juurida. Nojah, mis seal ikka, me kõik oleme seda varem kuulnud. Aga šah, kes on selleks ajaks vähki suremas, küsib, kas ta võib tulla Ameerikasse ravile. Ja Carter mõtleb selle üle korraks ja ütleb siis, jah, muidugi, tule aga. Me oleme USA, me aitame liitlast, kui saame. Aga see üks otsus muutis kõike, sest Iraani revolutsionäärid läksid selle peale täiesti hulluks. Vaid 13 päeva hiljem, 4. novembril 1979, ründasid umbes 3000 Iraani niinimetatud tudengit Teheranis asuva Ameerika Ühendriikide saatkonna väravaid. Nad roonisid üle müüride, alistasid väravaid valvanud merejalaväelased, kes käskudel alludes ei avanud tuld. Näete, saatkonna valvuritel on keelatud kasutada surmavat jõudu, välja arvatud juhul, kui elud on otseses ohus, just selleks, et vältida diplomaatilise vahejuhtumi eskaleerumist sõjaks. Iraanlased koguvad kõik seesolijad kokku. Diplomaadid, sekretärid, merejalaväelased, sidepersonali ja võtavad 66 Ameerika kodaniku pantvangi. Algne plaan, nagu tudengid ise hiljem tunnistasid, oli sümboolne istumistreik. 48 tundi, võib-olla 72, nende avalik nõudmine oli lihtne. Ameerika Ühendriigid annavad šahi Iraanile tagasi, et ta saaks Iraani rahva vastu toime pandud kuritegude eest kohtu alla minna ja nemad lahkuvad kangelastena. See oligi kõik, kuid 24 tunni jooksul juhtus 2 asja, mis muutsid reklaamitriki 444 päeva kestnud rahvusvaheliseks kriisiks. Esiteks, Ayatollah Khomeini esines Iraani riigiraadios ja toetas avalikult ülevõtmist. Ta nimetas seda teiseks revolutsiooniks ja kuulutas saatkonna nuhkide pesaks. Teiseks, kui tuli nõudmine šahi tagasisaatmiseks, keeldus Carter. Šah oli surev mees, kes sai vähiravi New Yorgi haiglas ja tema üleandmine revolutsioonilisele kohtule oleks olnud surmaotsus ning 30 aastat kestnud liitlassuhte reetmine. Nii et Carter ütles ei. Üliõpilased, keda nüüd toetas Khomeini, suurendasid oma nõudmisi, hõlmates šahi varanduse tagastamist, Ameerika Ühendriikide aastakümnete pikkuse monarhia toetamise eest ning lubadust mitte sekkuda Iraani asjadesse. Carter vastas kõigega peale sõja. Ta külmutas Iraani varad, saatis Iraani diplomaadid USA pinnalt välja, katkestas täielikult diplomaatilised suhted ja keelas kõik Iraani naftaimpordid. Aga miski sellest ei toiminud nii, nagu ta lootis. Nii et Ameerika proovis diplomaatilist lähenemist. Pakuti ÜRO komisjoni, et kuulata Iraani kaebusi ülemaailmsel areenil, kuid Iraan lükkas selle tagasi. Ameerika pakkus 3. osapoole vahendust Alžeeria vahendusel. Iraan lükkas selle tagasi. Vatikan proovis, samuti lükati tagasi. Kõik tagakanalid kukkusid läbi, sest ainus nõudmine, millest Iraan keeldus loobumast, šah, oli ainus nõudmine, mida Ameerika ei saanud täita. Novembri keskpaigaks vabastasid iraanlased 13 pantvangi. Nad kõik olid kas naised või afroameeriklased. Khomeini andis isiklikult käsu nende vabastamiseks ning põhjendus, mille ta riigiraadios andis, oli puhas propagandateater. Naiste kohta väitis ta, et neil on islamis eriline koht ja neid ei saa vangis hoida. Afroameeriklaste kohta väitis ta, et nemad on ise Ameerika rõhumise ohvrid ega ole seetõttu revolutsiooni vaenlased. Väljendamata eesmärk oli tekitada Ameerika avalikus arvamuses rassiline ja sooline lõhe, võites mustanahaliste kogukondade ja naistegruppide kaastunde kodumaal ning kujundada kriis ümber Iraani rahva ja Valge Ameerika võimu vaheliseks võitluseks. Aga see ei petnud kedagi. Vabastatud pantvangid tulid koju ja ütlesid kohe ajakirjanikele, et neid koheldi täpselt samamoodi nagu kõiki teisi. Silmad kinni seotud, ähvardatud ja hoitud isolatsioonis. See Peetri kukkus mõne päevaga läbi.
kuid 53 ameeriklast olid endiselt seal, silmad kinni seotud, pekstud, kaamerate ees paradeeritud, käed seotud ja sildid kaelas. Neid allutati lavastatud hukkamistele, kus vangistajad rivistasid nad seina äärde, vinnastasid püssid ja ütlesid, et nüüd on lõpp, enne kui naerdes nad tagasi kongidesse viisid. Ja kogu maailm jälgis seda. Igal õhtul, igas uudiste saates, igas riigis näidati kaadreid, kus ameeriklasi alandati ja Ameerika Ühendriikide valitsus ei teinud selle vastu mitte midagi. ABC lõi lausa igapäevase saate nimega Ameerika pantvangis, mis jooksis igal õhtul ja luges päevi. Päev 50, päev 100, päev 200. Selles saates sai hiljem Nightline, mis jooksis järgmised 25 aastat. See näitab, kui suur see lugu oli. Samal ajal on Carter poliitiliselt hääbumas, riik on marus, kollased lindid hakkavad ilmuma igas Ameerika linnas puude külge. Ja pärast umbes 5 kuud ebaõnnestunud diplomaatilisi katseid astub president lõpuks oma kõrgete sõjaväenõunikega tuppa ja ütleb sisuliselt: olgu, lähme toome nad ära. Kuid on ainult üks väike probleem. Ameerika 1980 aastal ei teadnud üldse, kuidas seda teha. Enne kui me läheme tegeliku operatsiooni juurde, pean ma kõigepealt, et te mõistaksite, millises seisus oli Ameerika Ühendriikide sõjavägi 1980 aastal, sest kui sa oled üles kasvanud kaasaegseid sõjafilme vaadates, siis see üllatab sind täielikult. 1980 aastal tegutses USA sõjavägi 4 eraldi haruna: armee, merevägi, õhuvägi ja merejalavägi, ja kõik nad käitusid nagu rivaalid, kes võistlevad sama Pentagoni eelarve nimel. Nad kasutasid erinevaid raadiosideseadmeid, mis ei saanud omavahel suhelda. Erinevaid doktriine, erinevaid käsuliine, nad treenisid eraldi, nad planeerisid eraldi. Nad vihkasid üksteist aktiivselt ja avalikult. Õhuvägi üritas salaja oma erioperatsioonide lennukeid maha müüa, sest nad ei pidanud neid eelarvet väärpalevaks. Merevägi pidas merejalaväelasi lihtsalt laevavalvuriteks. Armee arvas, et kõik teised on kasutud. Ja merejalaväelased pidasid armeed pehmete kätega paberimäärijateks, kes ei suuda pimedas isegi oma saapaid üles leida. Ei olnud ühist erioperatsioonide väejuhatust, ei olnud mingit erioperatsioonide väejuhatust ega ka kokkulepitud doktriini selle kohta, kuidas sõjaväe 4 haru peaksid üldse ühel missioonil koos töötama. Ja ometi nõudis missioon, millele Carter just allkirja andis, et kõik 4 haru töötaksid koos ja koordineeritult. Lisaks veel CIA ning täiesti uus ja vaevu testitud üksus nimega Delta Force. Tegelikult asutati Delta vaid 3 aastat tagasi Vietnami sõja veterani kolonel Charlie Beckwithy poolt. Beckwith veetis 1960. aasta Briti SAS juures ning naasis Ameerikasse täielikult veendununa, et USA sõjaväel on vaja omaenda versiooni, väikest, hoolikalt valitud ja kirurgilise täpsusega terrorismivastast üksust, mis suudaks lühikese etteteatamisega tegutseda kõikjal maailmas. Kuid Pentagon ütles pidevalt ei. Üle 10 aasta arvasid kõrgemad ohvitserid, et SAS-i mudel on välismaine trikk ning et tavalised armeerangerid ja rohelised baretid saavad hakkama kõigega, mis ette tuleb. Beckwith jätkas võitlust. Ta kirjutas aruandeid, ta andis kindralitele ülevaateid, ta tunnistas kongressi ees. Ja lõpuks 1977 aasta novembris sai ta loa luua esimene Special Forces Operational Detachment Delta, tuntud ka kui Delta Force. Nad olid olnud täielikult operatiivsed umbes 5 kuud, kui Carter nende poole pöördus. Need mehed polnud kunagi päris operatsioonil käinud ja nüüd nende esimene missioon kõigi silme all pidi olema kõige keerulisem pantvangide päästeoperatsioon kaasaegse sõja ajaloos. Nad pidid lendama 6000 miili kodust, maanduma riigis, kus Ameerikal polnud sõna otseses mõttes ühtegi luureallikat koha peal ja kuidagi tooma 53 inimest välja kõige tugevamalt valvatavast kompleksist vaenuliku režiimi pealinnas. Aga miks Ameerikal polnud koha peal ühtegi luureallikat? Sest varem Carteri administratsiooni ajal sattus CIA erinevate külma sõja vempude tõttu pahandustesse. Avalikkuse usaldus CIA vastu oli kõigi aegade madalaimal tasemel. Ja Carter, kes oli kampaania käigus lubanud taastada Ameerika moraalse autoriteedi, tuli ametisse kindla kavatsusega korda majja lüüa. Ta nimetas 1977 aastal keskluure direktori ametisse admiral Stansfield Turneri ning Turner vallandas või sundis lahkuma enam kui 800 ohvitseri agentuuri operatsioonide direktoraadist. Need ohvitserid olid tegelikult spioonid. Varjatud võrgustik, mille ülesehitamiseks kulus 30 aastat, lammutati 18 kuuga. Kui saatkond 1979 aasta novembris üle võeti, polnud Ameerika Ühendriikidel Iraanis sisuliselt ühtegi spiooni. Seega pidi Pentagon kavandama päästeoperatsiooni riigis, kuhu tal polnud võimalik sisse näha. Ilma luureandmeteta pidid Beckwith ja tema meeskond arvestama võimalusega, et pantvangid võivad olla saatkonna kompleksi sees ükskõik millises 6 erinevast hoonest, mis tähendas, et neil oli vaja rohkem mehi kõigi 6 hoone läbiotsimiseks, mis omakorda tähendas, et neil oli vaja rohkem koptereid meeste transportimiseks, mis tähendas, et neil oli vaja rohkem kütust kopterite lennutamiseks, mis omakorda tähendas, et neil oli vaja suuremat tankimislogistikat maapinnal. Iga täiendav nõue tõi kaasa veel 3 uut ja iga muudatusega muutus operatsioon järjest keerulisemaks.
See, mis algas lihtsa haaramisoperatsioonina, paisus 2 öiseks, mitme etapi, mitme baasi ja mitme lennukiga koletiseks, milles osales üle 130 operatiivtöötaja 8 kopterit, 6 C-130 lennukit, 2 lennuvälja, 2 Iraanis asuvat varjekorterit, AC-130 tuletoetuslennukid, armee rangerid, CIA paramilitaarid ja kuradima lennukikandja. Mis saaks üldse valesti minna, eks? Noh, selgub, et kõik. Vaata, lõplik plaan oli selline, et esimesel ööl tõusevad 8 RH-53D Sea Stallioni helikopterit õhku USS Nimitzi pardalt, mis seisis Araabia meres, ja lendavad madalalt 600 miili kaugusele Iraani. Nad maanduksid üksikul soolatasandikul umbes 200 miili kaugusel Teheranist kagus. Soolatasandikule, antikoodnimi Desert One. Seal kohtuksid nad 6 C-130 transpordilennukiga, mis lendavad sisse Masada saarelt Omaanis, tuues kaasa kütust, Delta-üksuse operaatoreid ja rangerite turvaüksuse. Kopterid tangiksid C-130 telt, võtaksid operaatorid pardale ja lendaksid nendega veel 50 miili kaugusele mägedes asuvasse peidupaika nimega Desert 2. C-130D-d pöörduksid tagasi ja lendaksid koju. Kõik Desert 2s peidaksid kopterid maskeeringuvõrgu alla ja ootaksid päeva möödumist. Teisel ööl sõidaksid mõned CIA agendid, kes olid juba Teheranis, veoautodega Desert 2-sse, võtaksid Delta operaatorid peale ja viiksid nad otse linna. Keskööl ründaks Delta saatkonda. Samal ajal katkestaks eraldi meeskond ümbruskonna elektrivarustuse, et aeglustada iraanlaste reageerimist. AC-130 tuletoetuslennukid tiirleksid Teherani kohal, pakkudes tuletoetust. Armee rangerid hõivaksid lähedal asuva Manzarehi lennubaasi, mis asub 50 miili lõuna pool linnast, et kindlustada evakuatsiooniraja. Kopterid tõuseksid õhku Desert 2-st, lendaksid Teherani ja maanduksid jalgpallistaadionil otse saatkonna vastas üle tänava. Nad haraksid pantvangid ja operatsioonis osalejad kaasa, lendaksid nendega hõivatud lennubaasi ning laadiksid kõik C-141 Starlifteritele, mis ootavad rajal, et nad koju viia. See oli päästeplaan. Nad nimetasid selle operatsiooni Operation Eagle Claw. Ja 16. aprillil 1980 andis Carter sellele rohelise tule. 8 päeva hiljem, kui 23. aprilli päike loojus, hakkasid USA jõud kogu piirkonnas positsioonidele liikuma. Kes 130D-d tõusid õhku Masada saarelt Omaanis. Nimitz liikus stardipositsioonile Araabia merel. Umbes kell 3:00 Iraani aja järgi. 24. aprillil tõusid 8 RH-53D Sea Stallion helikopterit Nimitzi lennutekilt õhku ja pöördusid põhja poole Iraani suunas. Kuid peaaegu kohe süttis ühel neist hoiatustuli pragunenud rootorilaba kohta, mis tähendas, et see võis igal hetkel üles öelda. Meeskond maandas kopteri kõrbes, jättis selle maha ja teine helikopter võttis nad peale. Ja just nii oligi, neid alles 7. Aga siis läks asi palju hullemaks, sest ülejäänud 7 helikopterid lendasid otse Habubi sisse. Habub on araabiakeelne sõna linna suuruse liivaseina kohta. Ja see ei ole metafoor, me ei räägi tolmupilvest, me räägime 1000 jala kõrgusest, 50 miili laiuse veerevast peenikese tolmutsunamist, mis tungib sinu mootoritesse, instrumentidesse, raadiosse, silmadesse, igale poole. Pilotidele oli räägitud võimalusest, et marsruudil võib olla veidi tolmu, kuid keegi ei maininud midagi sellest, et nad lendavad otse piibelliku liivatormi. Mõne sekundiga kadus nähtavus täielikult. Helikopterid eraldusid üksteisest. 2 neist liikusid läbi tormi ainult instrumentide ja palve abil. 3. pööras täielikult ümber ja lendas tagasi Nimitzi juurde, sest piloot oli veendunud, et tema instrumendid ei tööta korralikult. Ja need tõesti ei töötanud, sest Habub ummistas avioonika jahutusavad. 6 oli maagiline number. Beckwith, Carter ja planeerijad olid eelnevalt otsustanud, et missiooniks on vaja vähemalt 6 töökorras helikopterit, et jõuda Desert One'i. Kui töökorras oleks 5 või vähem, katkestataks missioon automaatselt. Pärast 2-tunnist võitlust Jumala enda liivatormiga jõudsid 6 alles jäänud helikopterit vaevu Desert One'i, 90 minutit graafikust maas. C-130D olid juba kohal. Kõik asusid tööle. Tankimisvoolikud võeti välja, kütus hakkas voolama. Kuid ühel lühikesel hetkel tundus, et missiooni võiks siiski päästa, aga siis läks veel üks helikopter rivist välja. Soolatasandikul tankimist oodates tekkis ühel 6 alles jäänud kopterist hüdraulikkarike teise astme lennujuhtimissüsteemis. Meeskond tegeles probleemiga mitu minutit, kuid kopterit ei õnnestunud koha peal parandada. Seega oli missioon läbi. See oleks pidanud olema öö halvim osa, kuid see polnud nii. Sest USA planeerijad jätsid kuidagi arvestamata kõige ilmsema asja maailmas. Desert One asus otse avaliku tee kõrval keset soolatasandiku öösel, mis tähendas, et iga möödasõitev tsiviilisik märkas kohe hulka C-130 ja koptereid, mis seisid lageda taeva all ning võis sellest ilmselgelt kohe teada anda. Ja nagu saatuse tahtel sõitis mööda sama teed alla Iraani tsiviilbuss, pardal 45 inimest.
Rangerid peatasid bussi, tulistades selle ette 40 mm granaadi, viisid kõik reisijad relva ähvardusel välja ja hoidsid neid ühest C-130 kinni. Siis, vaid mõni minut hiljem, tuli mööda sama teed alla kütuseauto. Juht smugeldas bensiini, sest loomulikult ta tegi seda. See on 1980. aasta Iraani maapiirkond, kõik smugeldavad midagi. Pärast revolutsiooni Iraanis oli kütuse normeerimine nii karm, et mustal turul bensiini vedamine oli üks levinumaid öiseid tegevusi kõrbes. Ta näeb relvastatud sõdureid teed blokeerimas ja tema ellujäämisinstinktid löövad välja. Ta vajutab gaasi põhja ja üritab teetõkkest läbi murda. Delta Force'i luureohvitser nimega Wade Ishimoto andis ühele oma meestest käsu veoauto tankitõrjerelvaga hävitada. Ranger tulistab kerge tankitõrjerelvaga, mis on sisuliselt ühekordne rakett, loodud Nõukogude tanke purustama. See tabab kütuseautot otse keskelt. Veoauto plahvatab hiiglaslikuks tulekeraks, mis valgustab kõrbe miilide kaugusele. Lööklane raputab Desert One'is pargitud C-130 lennukeid ja põlevkütus voolab üle tee nagu tulejõgi, mis valgustab kõrbe miilide kaugusel igas suunas. Ishimoto täpsed sõnad pärast seda ametlikult. Püha müristus, kütuseauto. Juht ei ole kuidagi tulepallis. Ta hüppab välja kohe, kui rakett tabab, jookseb põleva vraki juurest minema ja hüppab kastiautosse, mis oli tema paakautole järgnenud ja mille juht oli tõenäoliselt tema salakauba veopartner. Siis sõidavad nad pimedusse vastassuunas minema, kuid kütuseauto kaasreisija hukkus silmapilkselt. Nüüd ongi Ameerikal surnud Iraani tsiviilisik, 2 põgenenud tunnistajat, kes sõidavad tagasi tsivilisatsiooni poole ja soolatasandik, mis põleb nagu lõke ja on miilide kaugusele näha. Ja 45 kinnipeetud reisijad, kes istuvad C-130 kaubaruumis ja mõtlevad, mis kurat täna öösel nende riigiga toimub. Beckwith, jälgides põrgut, pöörgus väidetavalt ühe oma ohvitseri poole ja ütles, tere tulemast 3. maailmasõtta. Ta võtab veel kord raadioside Washingtoniga ja lõplik käsk tuleb tagasi. Katkestada, asjad kokku pakkida, evakueeruda, lahkuda enne, kui Iraani sõjavägi saab aru, mis toimub. Ja just siin läheb see öö halvast ajalooliselt katastroofiliseks. 3 nädalat enne missiooni pidid USA planeerijad leidma Iraanis asuva kaugema maandumispaiga, mis suudaks vastu võtta 6 C-130 lennukit ja 8 helikopterit ilma igasuguse infrastruktuurita. CIA lendas väikese Twin Otter lennukiga salajasele luuremissioonile, leidis Teheranist 200 miili kagus soolatasandiku, maandus sinna, võttis pinnaseproovid ja kinnitas, et see oli kõva ja puhas. See sobis maandamiseks ideaalselt. Nad nimetasid selle Desert One'iks. Aga vahepealsetel nädalatel puhusid samad liivatormid, mis tekitasid Habubi kogu alale paksu, peene ja pahkluuni ulatuvat tolmukihi. Selleks ajaks, kui ameeriklased 24. aprillil sinna maandusid, oli Desert One'i maapind tõenäoliselt vähem lennurada ja rohkem nagu hiiglaslik 1000 doos. C-130D ja ellujäänud helikopterid olid pargitud tihedalt kokku, et hoida operatsioon võimalikult koondatuna. Et C-130D saaksid õhku tõusta, pidi üks helikopteritest, Bluebeard 3, mida juhtis merejalaväe major Jim Schaeffer, ümber paigutuma, et EC-130, mis oli otse tema taga, saaks liikuda. Tavaliselt liiguks helikopter lihtsalt mööda maad mõned jardid edasi, kuid soolatasandiku tolm oli selleks liiga pehme. Seega pidi Schaeffer liikuma hõljutades. Aga niipea kui Bluebeard 3 õhku tõusis, tekitas rootorite tuul selle, mida piloodid nimetavad brownoutiks, keerleva tolmupilve, mis oli nii tihe, et piloot ei näinud kokpiti väliselt enam midagi. Schaefferil oli ainult üks visuaalne orientiir, õhujõudude lahingukontroller, kes seisis helikopteri ees ja andis käemärkidega juhiseid. Kuid kui Schaeffer tõusis hõljumisse, paiskas rootorite tuul kontrolleri tahapoole. Schaeffer, nähes, kuidas tema ainus orientiir temast eemale liigub, tõlgendas seda nii, nagu liiguks tema enda helikopter tahapoole. Seetõttu tõmbas ta juhtkangi ettepoole, et seda kompenseerida. Kontroller, kellel oli liiv silmades, komberdas pidevalt tahapoole. Schaeffer jätkas ettepoole korrigeerimist. Bluebeard 3 peamine rootorilaba riivas tema tagapargitud EC-130 lennuki vertikaalstabilisaatorit. Seejärel vajus helikopter ettepoole ja kukkus otse C-130 tiiva juure, mis oli Combat Talon kutsungiga Republic 4. See lennuk vedas lastiruumis kokkupandavaid kummist kütusemahuteid, mis sisaldasid tuhandeid galloneid kopterikütust lisaks oma sisemistele paakidele. Nii et kui Schaefferi rootortiiva lõhki rebis, muutus kogu lennuk tegelikult pommiks. Mõlemad lennukid lahvatasid ühes tulepallis. Plahvatus oli nii tugev, et see raputas füüsiliselt ka lähedal pargitud teisi C-130 transpordilennukeid. 5 õhuväelast, kes olid pardal lennukis Republic 4, Major Richard Back, Major Harold Lewis, Major Lynn McIntosh, Captain Charles McMillan ja tehnikseersant Joel Mayo hukkusid koheselt. 3 merejalaväelast, kes olid pardal lennukis Bluebird 3, staabiseersant Dewey Johnson, seersant John Harvey ja kapral George Holmes Jr. hukkusid samuti. Schaeffer ja tema kaaspiloot hüppasid välja kokpiti aknast ning jäid ellu raskete põletushaavadega.
veel 5 sõjaväelast said tõsiselt ligastada. Aga polnud veel läbi. Põlevas EC-130 sees olid kõik relvad, mille Delta oli kaasa toonud. Red-Eye õhutõrjeraketid, 40 mm granaadid, M72 LAW-raketid, killugranaadid ja tuhanded padrunid käsitulirelvadele. Kui Jüli jõudis laskemoonani, hakkas kõik plahvatama. Jälituskuulid lendasid tulekerast igas suunas välja. Üks Red-Eye rakett käivitus ise põlevast kereosast ja lendas kõrbe poole. Creek, kes veel olid soolatasandikul, jooksid alles jäänud C-130 lennukite poole, samal ajal kui elav laskemoon nende selja taga plahvatas. Beckwith, tema mehed ja ellujäänud lennumeeskond laadisid end alles jäänud C-130 peale ja lendasid Iraanist välja. Nad jätsid maha 5 täiesti tervet RH-53D helikopterit, mida nad ei suutnud hävitada, põleva Bluebeard 3 ja Republic 4 rusud, 8 hukkunud ameeriklast, kelle surnukehi ei õnnestunud tulekahjust päästa. Ja mahajäetud helikopterite sees olid salastatud missioonidokumendid, saatkonnahoone fotod ning Teheranis salaja tegutsevate CIA agentide nimed. Iraanlased jõudsid rusude juurde päikesetõusul. Nad näitasid 8 ameeriklase surnukehi riigitelevisioonis. Nad avaldasid mahajäetud helikopterite fotod oma riigimeedias. Khomeini pidas kõne, milles kuulutas, et Jumal ise peatas selle missiooni, saates ingleid Habubi kujul, et kaitsta Iraani suure saatanate eest. Pantvangid viidi kohe üle kogu riigi laiali, jagati väiksematesse gruppidesse ja liigutati turvamajade vahel, et muuta iga järgmine päästekatse matemaatiliselt võimatuks. Kopteritest leitud salajasi dokumente kasutas Iraani luure veel aastaid hiljem ning CIA agentide nimed Teheranis avaldati lõpuks, mis lõpetas nende karjääri ja pani mõned neist agentidest tõsisesse ohtu. Carter läks 25. aprillil televisiooni ja tunnistas kogu olukorra isiklikult Ameerika rahvale üles. Pantvangid ei tulnud koju veel 9 kuud. 20. jaanuaril 1981, vaid mõni minut pärast seda, kui Ronald Reagan oli vannutatud Ameerika Ühendriikide 40. presidendiks, jõustus lõpuks Alžeeria vahendatud kokkulepe, mis oli sõlmitud Carteri administratsiooni viimastel tundidel. 52 alles jäänud pantvangi astusid Alžiiris lennukilt maha, olles esimest korda 444 päeva jooksul vabad. Carter, kes polnud enam president, lendas järgmisel päeval Reagani palvel Saksamaale, et neid isiklikult tervitada. Hiljem kirjutas oma mälestustes, et päästeoperatsiooni ebaõnnestumine oli 1980. aasta valimiste kaotamisel kõige olulisemaks teguriks. See oli igas mõttes kaasaegse Ameerika sõjaväe ajaloo halvim öö ning sellest pidi saama ka kõige tähtsam. Kogu maailm jälgis Desert One'i. Meie vaenlased naersid, meie liitlased võpatasid. Nõukogude Liit hõõrus seda meile järgmised nädalad nina alla igal võimalikul diplomaatilisel kanalil. Iraanlased võtsid seda kui tõestust, et Jumal on nende poolel. Pentagoni valdas raev. Nad tahtsid vastuseid ja nad tahtsid neid kiiresti. Seega kutsus staabiülemate ühendkomitee kokku 6-liikmelise komisjoni, kuhu kuulusid kõrged lipuohvitserid ja panid selle juhtima erru läinud 4-tärniadmirali James Holloway III, endise mereväeoperatsioonide juhi. Mees, kellel oli 30 aastat lahingukogemust, kellel polnud enam poliitilist karjääri, mida kaitsta, ega väeliikide vahelist rivaalitsemist, mida kaitsta. Tema ülesanne oli lihtne. Selgitada täpselt välja, mis kurat seal kõrbes juhtus. Seejärel välja mõelda, kuidas tagada, et see enam kunagi ei korduks. 4 kuud hiljem, 1980. Aasta augustis jõudis Holloway raport iga Washingtoni kõrgem ametniku lauale ja see oli halastamatu. Raport tõi välja 23 konkreetset probleemi operatsiooniga, millest 11 komisjon nimetas oluliseks. See tähendab, et need mõjutasid otseselt tulemust ja tuli kindlasti lahendada enne, kui Ameerika Ühendriigid midagi sellist uuesti proovivad. Mõned probleemid olid iseenesest väikesed, näiteks ilmaprognoos, mis ei ennustanud Habud, Bluebird 2 hüdrosüsteemi, mis oleks pidanud juba nädalaid varem välja vahetatama, paar suhtlusprotseduuri, mida polnud piisavalt harjutatud, kuid suuremad järeldused polnud taktikaliselt seotud. Need olid struktuursed. 4 väeliigi ei saanud omavahel raadios suhelda, sest nende sidevahendid kasutasid kokku sobimatuid sagedusi ja krüpteerimissüsteeme. Neil olid erinevad käsuliinid, erinevad operatiivdoktriinid, erinevad katkestamiskriteeriumid ja mõnel juhul isegi erinevad põhiterminoloogia definitsioonid. Nad olid Eagle Clocks kokku pandud ilma ühise väljaõppetsükli, ühiste proovide ja ühiste standardsete tegutsemisprotseduurideta. RH-53D helikoptereid juhtivad merejalaväe piloodid olid võetud tavalisest mereväe laevastiku eskatrillist, kelle igapäevatööks oli miinitõrje lennukikandjate pardal. Neil oli vähe kogemusi pika maa ja madala kõrgusega maismaalendudega, mida Eagle Claw nõudis, ning peaaegu üldse puudus kogemus kõrbeoludes tegutsemisel. Missiooni ennast oli planeerinud ad hoc ühine töörühm, mis pandi nullist kokku Pentagoni keldris. Ilma püsiva personali, eraldatud eelarve, institutsionaalse mälu ja mandaadita, mis lõpeks kohe, kui missioon läbi saab. Kriigi 4 teenistuse üle ei olnud ühtegi ülemat, kellel oleks olnud täielik võim.
kogu Ameerika Ühendriikide sõjaväes polnud ühtegi püsivat organisatsiooni, kelle ülesandeks oleks olnud sellise operatsiooni planeerimine, väljaõpe või läbiviimine. See oli nagu Holloway viisakalt väljendas, iseenda peale pandud puudujääk. Teisisõnu, me tegime seda iseendale. Vaenlane ei võitnud meid, me alistasime end ise. Mõne kuu jooksul pärast raporti avaldamist 1980. aasta detsembris lõi Pentagon midagi, mida nimetati ühiseks erioperatsioonide juhtkonnaks, JSOC. Peacewater asub Pope Fieldil Põhja-Carolinas, otse Fort Braggi kõrval. JSOC kogu ülesanne oli tagada, et armee, merevägi, õhujõud ja merejalaväe erioperatsioonide üksused treeniksid koos, elaksid koos ja suudaksid tegelikult toimida ühe võitlusjõuna. Kui järgmine ootamatu kriis tabab. Delta Force planeeriti otse JSOC alluvusse. Merevägi sai peaaegu kohe omaenda versiooni. 1980. aasta novembris andis mereväeoperatsioonide ülem ülesandeks siilide ohvitserile nimega Richard Marcinko luua nullist spetsiaalne terrorismivastane siiliüksus. Ta nimetas selle SEAL Team 6-iks. Aga see nimi oli tegelikult pettemanööver. Näete, tol ajal oli USA mereväel ainult 2 siilimeeskonda. Marcinko nimetas oma meeskonna 6-ks just selleks, et petta Nõukogude luuret arvama, et Ameerikal on veel 3 siilimeeskonda, millest nad ei tea. SEAL Team 6 allutionti JSOC-ile ja sellest sai selle mereline terrorismivastane üksus. 3 aastakümmet hiljem oli just see üksus, kes lasi 2 lasku Osama bin Ladeni pähe. Siis tuli õhuüksus. 1981. aasta oktoobris aktiveeris armee Fort Campbellis Kentuckys 160. lennupataljoni, millest sai hiljem kuulus Night Stalkers ehk ööjälitajad. Nad loodi ühel põhjusel. Desert One tõestas, et erioperatsioonid ei saa pidevalt laenata tavaväepiloote, kes on välja õpetatud hoopis teissugusteks ülesanneteks. Vaja oli piloote, kes ei lendaks midagi muud, poleks välja õpetatud millekski muuks ja alluksid ainult erioperatsioonide kogukonnale. 160 üksuse standard sihtmärgi tabamisel on jõuda kohale plaanitud ajast pluss-miinus 30 sekundi täpsusega. Aga siiski on olemas kriitiline nõrkus, Pentagon. See on aeglane, uskumatult aeglane JSOC standardite järgi. Sel hetkel oli Delta teravam kui kunagi varem. SEAL Team 6 oli operatiivne, Night Stalkers lendasid. Aga 4 teenistust käitusid endised nagu rivaalid ja see maksis neile rängalt kätte. 1983. aasta oktoobris tungisid Ameerika Ühendriigid sisse Grenadale, väikesele Kariibi mere saarele, kus marksistlik riigipööre oli just seadnud ohtu umbes 1000 Ameerika meditsiinitudengit. Seda operatsiooni nimetatakse Urgent Fury'ks. Ja alates planeerimise algusest korduvad kõik Desert One'i vead uuesti. Army Rangersid, mereväe siilid, merejalaväe helikopteripiloodid ja õhuväe erioperatsioonide meeskonnad kogunesid kõik samale saarele, kasutades kokkusobimatuid raadioid ja olles jagatud käsuliinidesse. Tegelikult on sõjaväereformi ringkondades aastaid räägitud kuulsat lugu Ameerika sõdurist Grenadal, kes pidi lahinguväljal kasutama taksofon ja krediitkaarti, et helistada Fort Braggi, sest tema raadio ei ulatunud otse tema kohal lendavate õhuväelennukiteni. Sellel lool on veelgi rohkem tahke, kuid Grenadal hukkus kindlasti inimesi, kes poleks pidanud. Seda nähes kaotas kongress kannatuse. 1986. aasta oktoobris võttis kongress vastu Goldwater-Nicholsi seaduse. See on ilma liialduseta kõige olulisem sõjaline seadusandlus Ameerika kaasaegses ajaloos. See muutis kogu kaitseministeeriumi ülesehitust täielikult. See sundis 4 relvajõudu tegutsema ühiselt. See tegi ühendstaabi esimehest presidendi peamise sõjalise nõuniku. See lõi selge käsuliini, mis kulgeb presidendist kuni lahinguväljal oleva sõdurini. See nõudis, et iga ohvitser, kes soovib saada kindraliks või admiraliks, peab esmalt töötama ühisvägede ametikohal. Ja see lõpetas seaduse jõuga 4 teenistuse kui rivaalitsevate ettevõtete mudeli, mis oli tapnud 8 meest Iraani kõrbes. Seejärel 1987 aastal astus kongress sammu edasi. 2 senaatorit, Sam Nunn Georgiast ja William Cohen Maine'ist, surusid läbi niinimetatud Nunn-Coheni paranduse. See parandus lõi Ühendriikide erioperatsioonide väejuhatuse, SOCOM-i, 4 tärni ühtse väejuhatuse, mille peakorter asub MacDilli õhuväebaasis Tampas, Floridas ja mis allutas endale kõik Tier 1 erioperatsioonide üksused igas teenistuses. Delta, SEAL Team 6, 75. Rangerid, rohelised baretid, õhuväe erioperatsioonide taktikaüksus, 160 SOR, kõik nad olid ühe katuse all, ühe eelarve ja ühe juhtimise all. SOCOM aktiveeriti ametlikult 16. aprillil 1987, peaaegu täpselt 7 aastat pärast seda, kui Desert One liikidesse lahvatas. See oli tõeline hetk, mil sündis kaasaegne Ameerika erioperatsioonide kogukond. Järgmise 10 jooksul see täiesti uus masin põhimõtteliselt ainult treenis ja ootas. Külm sõda lõppes, lahe sõda tuli ja läks. Tuli Somaalia, tuli Bosnia, tuli Kosovo.
ja SOCOM oli kõige juures olemas, kuid enamasti taustal, täiustades oma oskusi, arendades lihasmälu ja oodates sellist sõda, mis paneks kõik, milleks nad olid saanud, tõeliselt proovile. Siis toimus 11. september ja kogu see arhitektuur, mis oli ehitatud Desert One'i varemetest, sai äkitselt sisuliselt Ameerika ajaloo kõige kulukamad vavad käed. Sellele järgnes kõigi aegade pikim ja kõige intensiivsem erioperatsioonide kampaania. Need on need mehed, kes läksid Afganistani 2001 aasta oktoobris. 5. eriüksuste grupi 12-liikmeliste roheliste Barrettide tiimidega, kes ratsutasid lahingusse Afganistani hobustel. Laenatud kohalikelt sõjapealikelt. Kuna maastik oli veoautode jaoks liiga karm, kutsusid nad sadulast välja B-52 õhurünnakuid ja kukutasid Talibani valitsuse umbes 2 kuuga, kokku vaid 400–500 Ameerika eriüksuslasega. Nad said ajalukku tuntuks kui hobusõdurid ning New Yorgis Ground Zero juures seisab tänaseni 16-jalane pronksist kuju ühest neist. Need on ka need mehed, kes jahtisid Saddam Husseini 9 kuu jooksul üle kogu Iraagi, töötasid tema siseringi ülekuulamiste põhjal ning lõpuks tõmbasid ta 2003 aasta detsembris välja 6 jala sügavusest urust ühe savimüüriga talu juures Tikriti lähedal. Need on need mehed, kes aastatel 2003–2010 lammutasid Al-Qaeda Iraagis öiste uiste sissemurdmise kampaaniaga, mida vaenlased ise hiljem oma tabatud dokumentides kirjeldasid kui hävitussõda, mida nad ei suutnud võita. Kindral Stanley McChrystal, kes võttis 2003. aastal JSOC juhtimise üle, leiutas seal sisuliselt tänapäevase tööstusliku mastaabiga terrorismivastase võitluse. Ta ühendas luure, jälgimise ja otsese tegevuse ühte suletud ahelasse. Iga haarang andis teavet järgmise haarangu jaoks, mis omakorda andis teavet sellele järgneva jaoks. Ja oma tippajal viis JSOC läbi 3 või 4 haarangut igal ööl, iga jumala öö, aastaid järjest. Ja siis on veel kurikuulus 9/11 operatsioon. Peaaegu 10 aastat pärast 9/11 jälitas CIA Osama bin Ladenit läbi Hindukushi mägede, Tora Bora koopakomplekside, Pakistani ja tagasi. 2010. aastaks olid luureanalüütikud kitsendanud tema tõenäolise peidukoha kindlustatud 3-korruselise kompleksini Abbottabadi linnas, mis asub umbes 56 kilomeetrit Islamabadist põhja pool ja kus asub Pakistani peamine sõjaväeakadeemia. Kompleksi ümbritsesid 3,5–5,5 meetri kõrgused okastraadiga müürid, puudusid interneti- ja telefoniliinid ning elanikud põletasid oma prügi selle asemel, et see välja viia. Seal elas umbes 24 inimest. CIA oli veetnud kuid, püüdes välja selgitada, kes need inimesed olid, jälgides neid teed mööda veidi eemal asuvast renditud turvamajast. Neil ei õnnestunud kunagi saada kinnitatud fotot bin Ladenist endast. Nad pidid otsuse tegema kaudsete tõendite ja põhjendatud oletuste põhjal. President Obama andis reidile heakskiidu aprilli lõpus. Plaani kohaselt pidid osalema 2 vargtehnoloogiaga modifitseeritud MH-60 Black Hawki helikopterit Night Stalkersist, 25 Seali Seal Team 6-ist ja 1 Belgia Malinois nimega Cairo, alustades eelbaasist Jalalabadis, Afganistanis, lävides umbes 150 miili Pakistani õhuruumi märkamatult madalal kõrgusel maastiku järgides keset tööd. 2 M47 Chinooki järgnesid varutoena ning veel 2 tosinat mereväe Seali olid valmis sekkuma, kui asjad oleksid viltu läinud. Cairo kandis eritellimusel valmistatud Kevlari vest ja öövaatlusseadmeid, istudes oma juhendaja Will Chesney jalgade vahel teises helikopteris. Tema ülesandeks oli perimeetri turvamine ja tunnelite avastamine. Lend kestis 90 minutit ja pakistanlased ei tuvastanud neid kunagi radaril. Sealid ja Cairo laskusid köitega alla ning seadsid üles turvaperimeetri, samal ajal kui urdu keelt kõnelevad Sealid hoidsid uudishimulikud naabrid oma majades. Rünnakumeeskond lõhkas metallväravad lõhkeainega, tappis bin Ladeni käskjala esimesel korrusel, tappis käskjala venna ja venna naise ning liikus siis trepist üles. Nad tapsid bin Ladeni 23-aastase poja, kelle nimi oli Khalid, teise korruse trepimademel. Ja 3. korrusel, tema enda magamistoas, leidsid nad pimeduses seisva pika, kõhna, hallipartsilise mehe, kelle ja mereväe eriüksuslaste vahele oli end asetanud üks tema naistest, püüdes teda kaitsta. Esimene mees tulistas teda 2 korda, korra rindu ja korra vasaku silma kohale. Bin Ladeni surnukeha viidi tagasi Afganistani, tuvastati DNA ja näo tuvastusabil ning maeti merre USS Carl Vindsoni pardalt 24 tunni jooksul. Seal Team 6 oli enne päikesetõusu Jalalabadis kohal. Kogu reidi jooksul avalikustati ainult koera nimi. Cairo sai 4 päeva hiljem Fort Campbellis ülemjuhatajalt isikliku pai. Kuid see pole kaugeltki kõige pöörasem asi, mida see surmamasiin kunagi teinud on, sest vaid paar kuud tagasi lendas sama meeskond koos mõne teisega Venezuelas ja röövis ametis oleva presidendi. Näete, CIA oli vaikselt jälginud Nicolas Madurot mitu kuud, kus ta magas, mida ta sõi, kellega ta kohtus ja mis kell ta magama läks. Kui aeg kätte jõudis, lendasid eriüksuslased madalalt sisse kell 2 öösel. Kohaliku aja järgi neutraliseerisid nad Venezuela õhutõrje F-35 õhurünnakutega, tabasid Maduro residentsi ja tõid ta elusalt tema enda magamistoast välja.
tema ja ta naine olid mõne tunni jooksul lennukis ning lahkusid Venezuela õhuruumist. Järgmiseks pärastlõunaks oli ta juba Ameerika pinnal New Yorgis Stewarti rahvusvahelises lennujaamas, süüdistatuna narkoterrorismis, kokaiini sisseveo vandenõus ja relvarikkumistes. Mõtle sellele korraks. Kõige paremini kaitstud diktaator läänepoolkeral, omaenda pealinna südames, ümbritsetuna oma sõjaväest, oma luureteenistustest, oma turvameeskonnast ning Delta Force astus tema magamistuppa kell 2 öösel ja viis ta minema, nagu see oleks olnud tühiasi. Mitte midagi sellest poleks juhtunud ilma Iraanita. Harang bin Ladeni vastu, Saddam selles augus, Maduro oma magamistoas. Kõik see viib tagasi ühele halvale ööle Iraani kõrbes aastal 1980. Iraan ei tahtnud seda, aga andis Ameerikale alanduse, mis sundis neid looma kõige surmavama erioperatsioonide üksuse inimkonna ajaloos. Okei, kui sa oled siiani jõudnud, vajuta kindlasti like nuppu ja telli kanal, sest see tõesti aitab kanalil algoritmiga võidelda selliste lugudega nagu see. Jäta kommentaar ja anna teada, millist operatsiooni või üksust sa tahaksid järgmisena näha ning kohtume juba järgmises videos.